No nii, tervist tennisesõbrad. Kell on hiline, Eesti meistrivõistlused on jõudnud kulminatsioonini. Hea oli, et täna lõppesid, kuigi oli vist väga lähedal ka see, et vihmapaus venib nii pikaks, et tuleb meeste finaal, mis ikkagi oli lõpuks väga haarav triller Ivanovi ja Kennet Raismaa vahel. Tuleb edasi lükata homseks, aga õnneks nii ei läinud. Oleme siin Herne tänava tenniseväljakutel välikohviku vihmavarju all ja minu ekspertpartneriks on täna Toomas Kuum, kes kõik need põnevad finaalid Delfi TV-s teieni kommentaatorina tõi. Tere, Toomas! Tere! No, alustame ikkagi sellest, mis just lõppes. Ivanov võttis oma 9. üksikmängu meistritiitli, tõusis Toomas Leiuse kõrvale selles arvestuses. Kennet Raismaa üle võidunumbrid 6-4, 4-6, 7-6, 6-4. Vihmapaus kokku arvata oli selline tubli 5-tunnine matš. Jaa, peaaegu 5 tundi läks täis ja tegelikult see paus oli, ma väga täpselt ei fikseerinud seda aega, aga vist oli kokku koos väljakute kuivatamisega kuskil ligemale 1,5 tundi vist. Ja tegelikult oli tõesti see oht, et kui nüüd mäng oleks läinud 5. setti, ei ole üldse kindel, et nii-öelda normi piires oleks suudetud see mäng lõpetada, eks see oleks sõltunud ka nagu mängijate enda meelsusest. Tegelikult on võimalik ka peale päikese loojumise aega, mis oli teatavasti täna vist 10:30, et oleks saanud kindlasti mängida üks võib-olla 15-20 minutit. Aga fakt on see, et seal peakohtunik tegelikult langetab lõplik otsus, aga kuna me praegu oleme siin samas, näeme, et tõenäoliselt tõesti tundub, et võib-olla 11 oleks saanud mängida, aga samas otsustavas setis ju kiiret lõppmängu ei oleks olnud. Mis see Ivanovi fenomen on? Keegi ei suuda teda troonilt kukutada? No üks moment on muidugi see, et nagu alati meil Eesti meistrivõistlused ei ole võib-olla täiskoosseis, et võib-olla see konkurents võiks isegi tihedam olla, sest meie lootus Mark Lajal näiteks mängis Wimbledoni noorteturniiril, et tegelikult tahaks seda väga näha Eestimaa pinnal rohkem mängimist. Ma usun, et ta on võrreldes eelmise aastaga veel kõvasti juurde pannud oma mängu tasemel ja on ju juniorite edetabelis seal 20, et ka kõva tegija. Siis Jürgen Zopp tõenäoliselt on karjääris juba nii palju saavutanud, on ka Eesti meistriks varasemalt tulnud, et tal võib-olla ei ole seda niisugust motivatsiooni, et väga osaleda, aga iseenesest oleks see ka kindlasti kihvt olnud. Ja Kristjan Tamm, kes maadleb praegu vigastusega, ka ei osalenud. Et ütleme, ma ei ütle seda, et nende kõikide osalemise puhul poleks Ivanov tulnud Eesti meistriks, aga konkurents oleks igal juhul tihedam olnud. Teine asi on see, et kogemused muidugi ja tema mängustiil, ta mängib väga kindlalt ja teatava sellise varuga. Tänane finaal ju näitas ka seda, et eriti just viimases setis tegelikult mõlemad hakkasid, pigem isegi Kennet Raismaa hakkas algul aktiivsemalt, agressiivselt mängima, aga ka Ivanovil oli seal nii-öelda midagi vastu panna. Teine asi on see ka, et muidugi mängib hästi palju, ka ITF-i turniiride võib-olla need suuremat edu ei ole viimasel ajal küll saavutanud, aga nii-öelda on pidevalt selles tennise karussellis, nii et tal on nii-öelda mänguvorm on hea, loeb mängu muidugi väga hästi. Ja mulle tundub, et jah, võib-olla just seal 4. setis juba mängiti suhteliselt maksimumi piiri peal, aga eelnevates setides isegi jäi selline mulje, et võib-olla tal on natukene veel midagi tagataskust veel võtta. Et andekas mängumees, ei ole midagi öelda ja väga sitke vastupidav ja varasemalt niisugused vestlused, mis temaga on olnud, ütleb ka, et ta tegelikult naudib tennisemängu. Et ma isegi sellise küsimuse peale, et kuidas see reisimine ja see hotellides ööbimine, et kuidas see mõjub, et kas see nagu ära ei tüüta. Ta ütles, et ei, et see on talle täiesti nii-öelda konti mööda ja seda on tegelikult meeldiv kuulda ja ta lisaks ju sellele mängib ka klubitennist aktiivselt, nii et huvitav oleks näha, et jah, tõesti, et millal ta siis nii-öelda troonilt tõugatakse, et aga kindlasti iga aastaga läheb see raskemaks. Kennetil oli 2 aastat järjest võimalus, millest Kennetil ikkagi puudu jääb? No üldiselt mul on siin tunne, et võib-olla sellest teatavast teravusest, kuigi ta täna kohati ja just eelkõige 4. setis ja selle, kui jätkati mängu 3. seti tegelikult enne just kiiret lõppmängu, võib-olla kiire lõppmängu algfaasis, ta tegelikult näitas, et ta on võimeline ka väga aktiivseid ja agressiivseid lööke tegema ja ilusti ära lööma, et tegelikult seal ei olnud enam mäng nii-öelda lihtvigade peal tegelikult ja et ma arvan, et Kennet on võib-olla ka vähem mänginud tuuril, ma mõtlen ka siin rahvusvahelisi turniire aga see tänane mäng näitas, et tal on vist ikkagi see eneseusk on natuke tagasi tulemas. Eks ka füüsiline võib-olla pool, et tegelikult tennis on läinud väga füüsiliseks jõuliseks, et võib-olla see pool ei ole, ütleme, Kenneti kõige tugevam pool.
ja noh, probleemi mina näen ikkagi jätkuvalt eestkäelöögis. Kuigi ta täna näitas, et ta on võimeline ka sealt poolt nii-öelda väga teravalt ja hästi ära lööma. Aga mängutarkus tal tegelikult on. Et selles mõttes selles osas ju kindlasti puudusi ei ole. Jah, no lihtsalt on väike tasemevahe on olemas ikkagi. Just see stabiilsus ja võib-olla kindlus, siis tegelikult Ivanov mängib väga sellist kindlat, võiks öelda isegi turvalist tennist võib-olla. Aga noh, ei saa öelda, et ta nüüd ainult lihtsalt seda palli tagasi veeretab teisele poole. Et ta ootab ka seda oma momenti, ta ka testib vastast, et kui seal tuleb teatud ebakindluse moment, milleks on vaja siis ütleme nii-öelda seda auru juurde panna, et kui see töötab, see taktika, mis toob edu ja punktid, kui lähevad pikaks, ja isegi tundus vahel mingitel hetkedel, et isegi kui Raismaa pigem on varasemalt võib-olla üritanud pikemaid palli valitseda, siis täna oli isegi kohati vastupidine tunne, et Ivanov oli võib-olla ootas momenti ja võib-olla sellega lõikas mõnes olukorras ka tegelikult näppu. Ma vahemärkusena ütlen kuulajatele, et meil on ka intervjuud pakkuda nii Kennet Raismaa, Vladimir Ivanovi kui ka Eesti meistri Maria Lotta-Kauliga, kes eile naisüksikmängus meistriks krooniti, saime temaga täna Tammsaare pargis kokku, kahjuks ei saanud ise eile teiste töökohustuste tõttu siia Kalevi tenniseväljakutele tulla, aga Raismast rääkides siis küsisin ka selle küsimuse, et kas sa tajusid ise ka, et Ivanov otsib sinu eeskätt kõige rohkem, siis sa ütlesid loomulikult, et kõik Eestis otsivad minu eeskätt kõige rohkem. Jaa, aga samas, mis oli huvitav, et just sellel hetkel, kui oli väga tähtsad punktid või tähtsad game'id ja setide lõpus, siis oli märgata ka seda, et Ivanov tegelikult neil hetkel võib-olla isegi lõpus nagu unustas ära, jah? No, ma ei tea, kas ta unustas, aga ta nägi, et ta võib-olla peab ikkagi selles mõttes mitmekülgsemalt mängima, võib-olla endale rahulikult siin ei pea üle mõtlema nii-öelda ja ütleme ausalt, minu arust isegi äralöök ja lõpuks oli pärast vihmakausi hakkas tulema eeskätt, ja tegelikult just Raismaal eeskäpoolel pigem isegi. Ja. Aga pärast, oled sa nõus, et pärast vihmapausi mängutase tõusis? No märgatavalt tõusis, et ütleme ausalt, et 4. sett oli väga korralik tennis. Et noh, me ei hakka nagu saladusti tegema, et me omavahel ka paar sõna vahetasime mängu ajal ja oli selline jutt, et noh, et natuke nagu tundus alguses ka uimane võib-olla mäng, aga ma usun, et siin on ikkagi tegemist ka sellega, et täna ei olnud küll kõige palavam. Aga ikkagi selline intensiivne nädal, võib-olla Raismaa oli ka selles mõttes paremas seisus, et ta paaris mängudes kaasa ei teinud, et ilmselgelt oli tal eesmärk üksikmängus meistritiitel võita. Et ilmselge eesmärk, aga Ivanov mängis ju kõik mänguliigid finaalis. Et ma isegi praegu peast ei oska öelda, aga nende mängude arv on tegelikult väga suur ja arvestades, et meestel mängiti veerandfinaalist alates 5 parem. Ta luges kokku vist 12-13 mängu kuskil. Ja, no eilse seisuga oli 10, siis 12 mängu, ma vist lugesin kokku, sest üks oli loobumisvõit mõlemil muideks üksikmängus ja vist paaris mängus oli ka äkki. Et tuleb välja, et 12 mängu oli kindlasti. Räägime naiste finaalis ka. Ikkagi võim vahetus selles mõttes, et tiitlikaitsja Jelena Malõgina pidi tunnistama Maria Lotta-Kauli 4-6-3 paremust. Mõnes mõttes oli see nagu tagasituleks, sest et Maria Lotta-Kaul on tegelikult kahekordne Eesti meister. Ilmselgelt oli sõiduvees oli selles mängus rohkem Kaul. Malõgina ei näidanud oma mängu. Eks oma roll on siin ka Maria Lotta-Kauli, sellepärast et ta mängis agressiivsemalt, julgelt. Ja kuigi algul tundus võib-olla, et mõlemil mängil oli selline päris kõva närv sees, aga sellest saadi üle ja oli ka lõpus ikkagi oli ka see mängu ütleme tase kogu aeg nagu tõusis ja pallivahesid läksid pikemaks. Kaul servis, kindlasti tema serv on ohtlikum. Malõgina teine serv on ikkagi nagu natuke pehme võitu ja kuna Kaul üritab üldiselt pigem agressiivselt tõrjuda need võimus, ta seal mõnel korral eksib, see on loomulik, kõik eksivad, ka tipptasemel mängijad, aga ta jäi oma sellele mängujoonisele kindlaks, sest vahel on niimoodi, et ka eelmise aasta veerandfinaalis nad mängisid ju omavahel ja seal 7-5 otsustavas võitis Malõgina, seal vedas teda lõpus ju pigem nagu serv alt, tegi seal topeltvigu, aga seekord nagu selliseid apsakad ei olnud ja Malõgina puhul huvitav oli see, et need eksimused oli just pall läks kogu aeg pikaks. Et ta oli hädas nii-öelda selle löögi pikkuse hoidmisega, et seal oli kuni poole meetrised aut oli hästi palju.
aga isest peale mängu vaadates siis kuidagi Malõgina ei olnud väga löödud. Ma arvan, et siin on üks see moment, et ikkagi eelmine aasta sai selle tiitli kätte, mida ta on ka jahtinud jah, et võib-olla selles mõttes oli pinge, et me ei tea muidugi mänge sisse, et võib-olla seal oli mingi häda, ta korra võttis ka arstliku pausi, aga seal nagu väga tundub, et see väga ei... Jaa, protseduure seal ei olnud, aga... mängis ju 2 mängu pärast seda ja tegelikult, aga võib-olla korra andis midagi tundu või oli siis natuke sellist taktikalist poolt. Aga parem mängija võitis ilmselgelt, et seal ei olnud sellist momenti, et ja tegelikult sellist tunnet juba teises setis mingist hetkest, et kui Kaul ise nii-öelda ei aita Malõgina, et ta peab ikka võtab selle võidu ehk ära ja ta on ka mänginud suhteliselt palju praegu ITF-i turniire, nii-öelda taastanud oma vormi ja ikkagi on tulnud tagasi oma sellele mängustiilile, kui ta Eesti meistriks tuli, et ikkagi pigem mängida võimalusel agressiivselt ja kõrget tempot hoida ja see tõi ta edu. Vova ütles ka, Vova on siis Jelena Malõgina treener olnud juba pikemat aega. Jelenal pole päris pikka aega sellist püsivat treenerit olnud ja Vova ütles, et miks võib-olla kõik päris hästi välja ei tule, ongi see, et tal on nüüd sponsorid, kes ootavad temalt midagi, ta ise ootab selle võrra rohkem ja nüüd ta teab, et ta teeb trenni selle nimel, et tõusta ja see kuidagi ikkagi mentaalselt mõjutab. Jaa, no ütleme niisugune, ma ei tahaks kasutada sõna läbipõlemine, ütleme sellist ju ohtu või sellist pilti me ei näinud, aga ütleme jah, iseenesest see teatavad niisugused pinged tekivad juurde, et sa oled nagu rohkem pildil ja tõesti sinult oodatakse ja sa võib-olla nii-öelda just mentaalselt nagu surud ennast jälle sellisesse teatud kahvlisse mõnes mõttes, et sa nagu väga tahad ja siis unustad võib-olla sellised mingid rutiinid ära võib-olla just mängu ajal ja tegelikult ju Malõgina on ju tuntud ka tegelikult oma sellise võitluslikkusega ja sitkusega, siis jah, selles finaalis nagu jäi sellest poolest ka puudu, aga ju siis ta tunnetas, et see päev tal tõesti need löögid ei tule nii hästi välja, just see pikkuse pool just mulle ka eriti silma. Ja ta ei leidnud tegelikult mängu lõpuni, aga ma ütlen, et siin oli oma roll ikkagi ka Kauli agressiivsel mängu, sest teist servi ta üritas kogu aeg aktiivselt tõrjuda ka esimest sageli ja natuke üritas see vist Malõginaga natuke miksida, ütleme laiali ajada rohkem mängu, aga see tempo ei olnud Kaulile nii-öelda, ta ei olnud raskustes. Minu jaoks nende finalistide ja nende võitjate eelkõige põhiküsimus nende ümber ongi, et kuhu nüüd Kaul võib jõuda. Ta endale tõestas ilmselgelt, et ta suudab Eesti väga kindla 3. numbri vastu võidu välja võtta. Kuhu sealt edasi? Üks nüanss on veel see, et ka juba ma olen 2 mängu näinud, kus on siis Kaul ja Malõgina mänginud. Mulle tundub, et lihtsalt siin on ka, vahest on ka see mängustiilide või mängijate nii-öelda sobivus või mittesobivus, et jääb selline mulje, et Kaul on mingis mõttes Malõginale võib-olla ebamugav vastane, aga kui rääkida nüüd nii-öelda, kus siis rahvusvahelisel kuhu jõuda, et loomulikult ootame tulemusi. Tähtis on see, et mängijal on endal usku, et mulle tundub, et Kaul vähemalt oma olekus on küll selline väga optimistliku olekuga. Me teame, et ega seal on rühkida kõrgemale väga raske, sest praegu ta on sunnitud enamus turniiridel alustama kvalifikatsioonist ja seal on ka, kvalifikatsiooni võib sattuda ka mõned mängijad, kellel võib-olla sel hetkel ei ole punkte või tugevad ja samas on sul koormus suurem. Ta ütles intervjuus, et võivad sattuda ka mängijad, kes on maailma 500 ja maailma 600 kvalifikatsioonist. Jaa, täpselt. Sest et siin on üks nüanss, mida ju märkasime, kui Kaia hakkas eelmise aasta lõpus mängima palju ITF-i turniiris, sest tegelikult peale koroonapausi ja ega need reeglid on siiamaani, Eestis on võib-olla selles mõttes olukord palju rõõmsam. Et tegelikult on see tahtmine mängida väga suur ja ollakse nagu palju aktiivsemad turniiril osaled isegi võib-olla mõne mängija jaoks natuke madalama kategooria puhul. Just tõin selle Kaia näite, siis tegelikult ega need turniirid olid ju päris kõva tasemega, seal mängis mitte ainult Kaia, kes on esisaja mängija, vaid sinna samasse, teises ajasse kuuluvaid mängida oli ka palju, nii et see mingi määral vähemalt praegusel veel ajahetkel selline tendents on, jah. Vaadates, hakkame nüüd seda vaikselt siin kokku võtma seda juttu, et vaadates viimaseid Eesti meistrivõistlusi, kus sa kõik ilusti kohal oled olnud, kas tase pigem seisab praegu või on ta ikkagi tõusuteel? Või see on paratamatu, et Eesti tennises käib seegi lainetena? Ma ütleme niimoodi, kui kokku võtta, siis ma sellist mingit keskmist on mul nagu raske hinnata, sest ma kõiki mänge ei jälginud, et pigem just kuidas need nooremad mängijad, kes osalevad ka aktiivselt, et just need nimed, kes ka ei osanud, Mark Lajal, oleks olnud huvitav näha, kuidas ta oleks mänginud, aga
ma nagu ei saa öelda, et nüüd oleks mingisugune tohutu mingi hüppe olnud, et tegelikult võrdleme kas või need aasta, kui Kristjan Tamm näiteks mängis finaali Mattias Siimariga, oli väga äge mäng, mis kestis seal ka üle 4 tunni ja tegelikult oli ju kvaliteeti ka küllaga, et ütleme, et selles mõttes ma sellist võib-olla hüpet väga ei ole näinud. Võimalik, et võib-olla paarismängude tase, kuigi siin oli sellel turniiril näiteks oli see olukord, et paljudel oli punkte nii-öelda Eesti turniiri osalemise tasetuse saada, et sealt juhtus päris huvitavaid olukordi, kus juba avaringis tegelikult kohtusid võib-olla isegi sellised paarid, kes oleks võinud, nagu Ivanov ja Siimar mängisid Markus Kerneri ja Morten Litslaja vastu, okei, Morten Litslaja enam ei ole tegelikult nii aktiivne, treeneri tööd teeb, aga ikkagi selline päris korralik paar, Markus Kerner on ka, mõlemad on ju Eesti meistrid ka olnud, et juba avaringis kohtusid. Et selles mõttes võib-olla täit pilti niimoodi just, et areneb nagu see turniiri tabel, et sellest ülevaadet võib-olla ei saa nii hästi, aga mulle tundub, et just naistepaari vaadates ka, et võib-olla seal on väike arenguhüpe toimunud. Sest omal ajal aastakümneid tagasi olid Eesti tennisistis väga tugevad just ju paarismängus, siis nüüd viimasel ajal on pigem just siin nagu selles osas on nagu langus toimunud. Jah, ma arvan, et suhteliselt see pilt on ikkagi sarnane. Et ei saa öelda, et nüüd kas või kui me eelmise aasta finaali vaatame, kuigi ma ütlen, et selle aasta finaal Ivanovi Raismaa vahel näiteks oli kokkuvõttes minu meelest kvaliteetsem. Jah, võib-olla mängu algus oli natuke rabe mõlemi mehe poolt, aga selles osas, kui nii võrrelda, jah, oli nagu väike hüppe ülespoole. Aga üldine pilt on ikkagi enam-vähem sama, et midagi nüüd niisugust kardinaalselt küll silma ei hakanud. No oleks piinlik mitte mainida ka ära, et meil on Wimbledoni finaalid ees ootamas Djokovic, Berrettini ja Barty Pliskova, ütle kiirelt, kes tõstavad karika pea kohale. No Barty mäng mulle väga meeldib lihtsalt. Et ütleme, et ma ei saa öelda, et mul ei ole naiste tennis võib-olla otseselt niimoodi lemmikuid, et kellele ma kindlalt hoian pöialt, aga tema mäng mulle meeldib, sest ta on mitmekülgne, ta on võib-olla natuke selline meeste tennise stiili, mängib, miksib hästi palju ja tegelikult muru peal, ütleme, Pliskova on võimas ja lööb, aga ta ei ole võib-olla nii osav liikumises. Ja kui Barty hakkab seal kasutama lõigatuid palle ja võrku tuleb tihedamini, kui Pliskova praktiliselt võrgus ei käigi väga, et seal ma ikkagi eelistaksin Bartyt. Ma ei tea, kuidas tal muidugi füüsiline seisund on ikkagi nüüd 6 mängu ju mängitud, tal on siin hädasid olnud. Tema oleks ikkagi selline, kelle peale ma paneksin panuse. Meeste puhul loomulikult on vastus nagu suhteliselt tundub nagu triviaalne, et Djokovic suure tõenäosusega tõstab karika pea kohale, aga ma ise sümpatiseeriksin või hoian pöialt ikkagi Berrettinile. Ja talle ka tuleb välja, et suhteliselt hästi sobib, murumäng hästi ja ma arvan, Prantsusmaa lahtistel ta andis tõsise lahingu Djokovicile, see oli 4 setti ja ega päris närvis oli serblane, aga serblane on nii näljane, et ta saab nende slammi tiitlitega väga kaugele jõuda ja veel aastaid kindlasti neid veel juurde püüdma ja teine asi kindlasti on tal siht, mis on väga realistlik, teha siis 1 aastaga kõik 4 turniiri ära, sest USA lahtistel on ta kindlasti veelgi võib-olla isegi suurem favoriit kui Wimbledonis, sellepärast Wimbledoni ikkagi see murukate seal, ütleme, niisugused tugevad servijad ja kõik, aga viimasel ajal nad väga ka ei jõua, ütleme, kaugele. Siin on juba erandid, et Kevin Anderson oli finaalis ja et sellised mängumehi, et seal on nagu sellised üllatusi tulevad sagedamini kui võib-olla muudel katetel. Aga jah, hoian pöialt Berrettinile, aga jah, ütleme, väike usk on, et äkki ikkagi, tegelikult vajaks meeste tennis rohkem, et võidaksid uued nimed. Ma ei ütle seda, et Djokovic ei võiks veel võita võib-olla mõnda, muidugi see oleks äge, kui ta 4 turniiri võidaks 1 aastaga iseenesest, aga las ta võidab veel turniiri. Ja näiteks, aga teisest küljest ikkagi uued nimed. Jah, aga kuna ma ise lähen olümpiale, siis et olümpial püsiks ka see põnevus, et kas see kuldne slam tuleb või ei tule, siis ma hoian pöialt Djokovicile. Ja naiste tennise maine huvides oleks võib-olla hea, kui Barty kogus veel rohkem punkte ja jääks sinna veel kauemaks sinna tippu. Kuigi Pliskova võit oleks päris värskendav. On hea meel näha, et ta on tagasi,
tal on ju nii palju neid esimestes ringides väljakukkumisi slämmidel. Ja ütleme, nagu jah, suhteliselt just et slämmidel ta ei ole nagu väga hästi esinenud, et nagu paljud mängijad on ju sellised, kes nopivad turniiri võite, aga kuidagi slämmil ei suuda ennast koguda, et see pinge on suurem võib-olla ja tegelikult ju tippmängijad ju valmistuvad sinna veel nii-öelda eriliselt, et see ja mõnele võib-olla ei sobi jah, tõesti see võib-olla läheb liiga närvi, ütleme sellises õhustikus, aga see on väga individuaalne. Aga eks paistab, kuulame ära, mida rääkisid siis Ivanov, Raismaa ja Maria-Lotta Kaul. Aitäh, Toomas! Suured tänud ja vastu. Edu tennise rindel! Ja, aitäh! Aitäh! Vova, tõusid Eesti meistri tiitlite arvestuses üksikmängus Toomas Leiuse kõrvale 9. meistritiitel. Mis mõtteid see saavutus tekitab? No tegelikult ma arvan, et nagu ma ei võitle Toomasega, et minu jaoks nagu nende tiitlite numbrite arv nagu ei ole väga oluline, et iga aasta ma tulin siia mängima lihtsalt, et saada rohkem mängu, saada enesekindlust võib-olla, vaadata, mis oma tasemega on juhtunud, kuidas teised mängivad ja samas ma sel aastal Toomas lubas järgmine aasta ka Estikatel osaleda, ta ütles, et tõenäoliselt see aasta Voova sina võidad ära ja siis meil on 9-9 ja siis ta ütles, et ta tahab ka järgmine aasta ajab ennast vormiks järgmiseks aastaks. Tänasest mängust rääkides 4. setis, täpselt nagu eelmisel aastal, võib-olla see mängukäik oli mõnevõrra erinev, see pikk vihmapaus siin vahel, mäng lõppes siin napilt enne kella 10 õhtul. Kuidas see tänase mängu kokku võtaksid? Mäng oli minu arust selline väga ebastabiilne mõlemalt poolt, mitte ebastabiilne, vaid kogu aeg nagu kõigus esimeses setis Kennetit põhimõtteliselt nagu väljakul võib-olla ei olnud, ei taha midagi halba talle öelda, aga vigu ikkagi tuli väga palju, et ma arvan, et ta teise, kolmanda ja neljanda seti jooksul tegi sama palju vigu kui esimeses setis. Teises ta tuli tagasi, mul tõenäoliselt korraks läks tähelepanu ära ja sellest piisas, et olla 5-1 taga juba. Aga õnneks sain tagasi, isegi kui kaotasin teist seti, midagi halba ei olnud, ma tundsin, et ma olen nagu juba mängus juba tagasi, et pean lihtsalt oma kuidagi esimese servi protsenti parandama ja 4. setis esimese servist ma sain päris palju punkte, minu arust ma kaotasin mingi 2 punkti äkki oma otsustavas setis oma servist ja tuli üks murra, nii see tennis ongi. Kõrvaltvaates tundus, et pärast vihmapausi mängutase tõusis tunduvalt, oled sellega nõus ja miks see või nii võis olla? Minu arust ka, et tasa tõusis, võib-olla mõlemad natuke puhkasime, enam ei olnud võib-olla närvis, et tema oli kindlasti närvis mängu alguses ja siis võib-olla tuli selline paus, ta sai aru, et ei ole midagi enam kaotada, et mis seal ikka, et kui võidab, kaotab, siis kaotab, nagu midagi otseselt nagu elus ei muutu ja ta hakkas väga hästi mängima oma servist, ma ikka ootasin, et ühel hetkel ta võib-olla väsib ära või hakkab eneseusk kaob kuhugil ära ja siis võib-olla lihtsalt nii-öelda tängib mulle 4. seti, aga ta lõi eeskäega väga palju vinnerit, mängis väga aktiivselt võib-olla lihtsalt otsustaval hetkel natuke tuli väike kramp sisse ja kahjuks oli juba viimane game. Kas aasta-aastalt läheb natuke raskemaks ka see tiitlite noppimine? No ikka läheb raskeks, et ütleme nii, et sel aastal, et rahvusvahelisel tasemelt ma nagu häid tulemusi ei näidanud ja turniirid lõppesid suht kiiresti ja nii kui oli näha, ma täna mängisin, mul oli põlve peal selline side, et mul esimest korda elus põlvega on midagi juhtunud ja tundsin, et põlv sai ülekoormust. Et kui välismaal käin, siis ikka turniir saab 1-2 päevaga läbi ja siin pidin mängima, palju mul tuli kokku siis seal umbes 12-13 mängu. Et nagu otseselt nagu väsimust ei tunne, aga
liigesed juba annavad tunda. Kuidas sinu ja Leena jaoks hooaeg edasi läheb? Üritame maksimaalselt palju, Leena üritab maksimaalselt palju mängida neid 25 000 turniirid. Meil tuleb Pärnus üks 25 000 ja suvel üritame maksimaalselt palju võistlusel käia. Et praegu on selline hooaeg, kus turniire on hästi palju, väga suur valik, ütleme nii, et võrreldes sellega, mis talvel ja kevadel on. Ja kuna turniiride valik on suur ja turniire on palju, et võib-olla nad ei ole nii tugevad, et seal võib-olla on võimalik kuskil punkte teenida ja nagu ma aru sain, Leenal on praegu ka natuke enesekindlusega, mitte probleemid, aga tema jaoks on ka natuke teine elu praegu, et on kogu aeg seal Peterburis elanud ja tal põhimõtteliselt nagu ei olnud sellist nagu treenerit, kes oli temaga nagu 100% kogu aeg talle pühendunud ja praegu tal on sponsorid, eks ta tunneb natuke sellist nagu vastutust ja ta on, alati muretseb oma tulemuste pärast ja mida rohkem me teeme trenni, seda suuremad on tema ootused. Ja eks kui ta kaotab, tal võib-olla natuke enesekindlus läheb ära, et ootused on suured, aga nagu tulemusi pole. Aga ma loodan, et praegu saab rohkem mängida ja eks see enesekindlus tuleb tagasi. See on mõnes mõttes julgustav, et ta ise ootab endalt väga palju, aga teised, kuidas seda võib-olla natuke tagasi tõmmata? Vot see on väga keeruline küsimus, et psühholoogia on selline asi, et nagu kõik on arusaadav, et kui kardad, ära karda, aga tuleb nii, nagu tuleb. Täna ma arvan, Genetil oli sama asi, et mängu alguses, et ta ise tunneb, et nagu ei ole midagi karta, aga lihtsalt kui käsi on krambis, et Leenal ma arvan samamoodi, et ta nagu ei mõtle selle peale, kuidas vastast võita, vaid mõtleb, kuidas mitte kaadata. Et ta kardab kaadata, ta kardab, kuna me oleme nagu, et me teeme trenni ja tal on toetajad on palju ja eks ta natuke selle pingega võib-olla ei ole veel harjunud. Selge, ma soovin teile mõlemale palju edu ja näeme järgmisel aastal. Jah, aitäh. Aitäh. Et ei tulnud seda esimest täna, kuigi viimane set ja üldse kogu see matš oli väga pingeline ja närvesööv. Mis esimese emotsiooni pealt, mis ütled, mille taha täna või seeda? Ei oskagi öelda, eks siin oli mõnes punktis kinni, eks see tie-break olnud setis nagu natuke otsustas selle asja, et seal oli 4-2 sees ja siis jäin liiga pehmeks ja Voova vana raudne närv, ta ju ei eksi nendel hetkedel kunagi, et seal mängis ise natuke valesti ja eks ta sinna läks, et kaotada kolmas set 7-6 ja sealt veel 2 seti võita, et see on pärast parem 5 mängust, see on päris keeruline. Tajusid sa ka, et Voova otsis sinu eeskätt päris tihedalt? Eks kõik siin Eestis otsivad minu eeskätt, et see ei ole nagu mingi üllatus, et selle vastu tuleb nagu õppida mängima ja tegelikult oli üsna võrdne mäng, aga seal paar punkti siia-sinna ja sinna läks jah. No teist aastat järjest, kuidas hindad, kas tänavu oli lähemal? Lähemal, ma ei... Keeruline öelda, eks selles mõttes oli mäng ikkagi võrdsem jah, et kõik setid olid nagu pingelisemad, et esimene set mängisin ise jube kehvasti ja teine set natuke paremini, aga ega me kumbki ei mänginud oma parimat mängu täna selles mõttes, et lihtsalt selle nii-öelda kehvema mänguga tema oli parem kui mina. Kas see vihmapaus tuli sulle mingil määral kasuks ja tuli päris jõuliselt välja pärast seda? Jah, ma mängisin võib-olla paremini ja võib-olla Voova mängis natuke kehvemini, et ma ei tea, kas ta mulle kasuks tuli, aga võib-olla tema tuli nagu natuke kehvemini sellest välja, et oli nagu siuke natuke uimasem, et ma nagu mõnestus nii-öelda stardipaugust nagu paremini minema saada. Ja kuidas nüüd hooaeg sinu jaoks edasi läheb? Ei oskagi öelda praegu, et ma olen see aasta üldse vähe mänginud, et mul on siin vähe isiklikumad põhjused, miks see nii on, aga praegu lähen ilmselt Saksa klubi mänge mängima ja siis on Eestis see Merko Open Pärnus, et selle mängin ka ära ja siis rohkem ei oska hetkel öelda. Oled ka treenerit vahetanud? Jah, et Rene Busch aitab mind, on siin aidanud mind viimased 1,5 kuud nüüd ja
ja tema kohta ei ole ühtegi halba sõna. Olgu, jõudu edu. Aitäh. Maria, kõigepealt palju õnne eilse 3. meistritiitli puhul ja suur tänu, et nõustusid minuga kohtuma peale sellist võitu ja päev pärast võitu kahjuks ei saanud eile teiste töökohustuste tõttu su mängu vaatama tulla. Klassikaline spordireporteri teise päeva küsimus, kuidas tähistasid? Ma tegelikult ei tähistanudki kuidagi eriliselt. Ma läksin peale mängu koju, tellisin endale pitsa, sõin pitsat, vaatasin telekat ja siis hiljem läksin magama. Ja teine klassikaline küsimus on see, mis tunne on? Ma küsin, mis tunne on päev pärast võitu? No eile mul oli väga hea meel. Täna on juba siuke tavaline päev nii-öelda, enam ei ole nagu seda sellist ülevoolavat emotsiooni, aga eile mul oli tõesti väga hea meel selle võidu üle. Sa alistasid Jelena Malõgina 6-4, 6-3. Jelena on Eesti naistetennise kindel 3. number praegu. Sinu varasemad võidud tulid Liina Suurvariku üle finaalis ja kes see esimene oli? Eva Paalma. Yeah. Kui sa nüüd võrdled vastase poolest, keda sa alistasid, kas see võit tundub kuidagi magusam kui teised? Jaa, no vastase poolest ka, Eva Paalma oli, kuna ma olin 15 tolle, see oli ka minu jaoks päris suur võit, aga eile see võit oli ka minu jaoks mingis mõttes võib-olla isegi magusam, sellepärast et see on ikkagi pärast seda vigastuspausi ja või nüüd ma olen ju mänginud aasta rohkem juba, aga see oli ikkagi magus sellepärast, et polnud seda saanud pärast vigastuspausi ja ma väga ootasin seda ja pingutasin selle nimel ja ma olin väga õnnelik. Turniiri alustades oli sul siht silme ees, et ma lähen võtan selle kulla ära või sa võtsid ikkagi päev-päevalt nagu tennises käib? Ei, ma seekord ei mõelnud üldse, et ma nagu nii-öelda võitma lähen, et ma mõtlesingi, et mäng korraga ja vaatab, mis saab ja et ma ei pane endale liigseid mõttetuid pingeid peale, et milleks ja mängin, pingutan ja annan endast parima ja eks näis, mis saab. Sa võitsid 6-4, 6-3. Mis sellel päeval eile sinu jaoks hästi klikkis, miks need numbrid sellised on? Ma ei oskagi niimoodi öelda, ma mängisin oma agressiivset mängu ja ju see nagu õnnestus, et ma ei jäänud ootama tema vigu, ma üritasin ise hästi palju nagu ära teha ja nii ta oligi. Teises setis polnud kaugel ka see, et Jelena läheks 3-0 ette. Päris raskelt algas see set sinu jaoks. Mäletad, mis sa tol hetkel mõtlesid? Mis sa tol hetkel mõtlesid? Jaa, mäletan küll, ma olin 2-0 taga ja minu arust seal võib-olla isegi mingi 30-0 või midagi sellist, ma päris kindel muidugi ei ole. Aga siis ma lihtsalt hakkasin ennast nii-öelda nagu uitsitama, et hoia kinni sellest ära, lase seda game'i ära, let's go, 1 punkt korraga, pinguta. Kõik seda nagu hästi positiivselt üritasin sisendada endale ja see toimis. Kas sa tegid mingi mänguplaani ka sõltuvalt Jelena mängu spetsiifikast? Ei, mingid mõtted mul ikka oli nagu mille läbi natukene rohkem mängida või nii, aga üldiselt oli kõikide minu mängudega Eestikatel lihtsalt, et ma mängiksin oma mängu, ei laseks, mängiksingi oma mängu agressiivset ja nii oligi. Mis see sinu mäng hetkel on? Agressiivne, ründav mängustiil, et nagu ma tennisnetile ka ütlesin, et peale vigastuspausi ma alguses natuke nagu kuidagi kaotasin selle mängustiili ära, et ma hakkasin rohkem, üritasin pikemaid punkte mängida, aga nagu viimaste aastate tulemused on näidanud, et see ei ole ikka päris minu stiil ja see ei toiminud ja mul on hea meel, et ma olen nüüd nagu Eestikad näitasid, et ma olen nagu leidnud selle, mis nagu minu jaoks sobis ja mis nagu näha siis ka toob võite mulle. Sa oled viimastel kuudel üldse sel aastal väga palju ka välismaal võistelnud Egiptuses, Türgis, Hispaanias. Sa ütlesid ka tennisnetile, et need mängud rahvusvahelisel tasemel on ka sind päris kõvasti karastanud ja andsid sulle enesekindlust. Jaa, eks ma olen nagu mingis mõttes nagu ennast ja enda mängu nagu leidnud nende peale seda vigastuspausi nüüd ja hästi palju erinevaid asju proovinud, sellepärast et neid võite pole tulnud ja siis mul on olnud mentaalselt hästi raske ja üritanud hästi palju erinevaid asju proovida, muuta ja ma olen ka hästi paljude nii-öelda heade mängijate, heade treeneritega tutvunud, kes on nagu natukene suunanud või nõu andnud ja olen head nõu saanud ja
ja analüüsinud enda mängu ja ma usun, et kõik need kogemused, mis ma olen saanud, on nagu väga palju mind edasi aidanud ja loodetavasti läheb ainult positiivsemas suunas veel edasi ka. Kuidas sa neid häid treenerid ja sparringupartnereid leiad? No tegelikult isegi mitte treenerid, vaid mul on paar päris head mängijat nagu sõpradeks saanud tuuri peal, kes kunagi olid päris head mängijad ja siis on saanud minule nagu isikuks ka, kellega ma nagu, kui mul on mingi mure nagu tennisega seotud või mingi mentaalne plokk või raskus, siis ma nagu räägin, et kuidas nemad toime tulid ja nad on nagu mulle nõu andnud, et see on minu jaoks nagu hästi palju aidanud. Tahad sa neid nimeliselt ka tänada? No ma võin mainida, et Amira Pašek on mul hästi hea sõbranna, et temaga ma olen palju arutanud nagu oma tennist ja ta on mind natukene proovinud ka aidata nii palju, kui ta oskab. No mitte nagu treenerina, vaid nagu tegelikult rohkem kui sõbrana, aga jah. Kuidas sa nende välisturneedega siis nii-öelda sel aastal rahule oled jäänud? Kuhu sa ennast sellest ITF-i tennisekarussellis positsioneerid? No selles suhtes ma ei ole ju rahule jäänud, aga ma ei ole ka nagu pettunud või negatiivne nende tulemuste suhtes, et loomulikult ma tahaks, et nad oleks paremad, aga ma aktsepteerin seda, et ma olen sellises positsioonis, mu mäng on hetkel selline, ma pean veel paljudes asjades edasi arenema ja selles suhtes ei ole mind nagu morjendanud, et ma näen seal võistlustel, et mul on vägagi võimalik ja vägagi reaalne neid turniire võita, kui ma mingid asjad saan paika ja just mentaalselt saan paika, mentaalselt saan tugevamaks, et ma ei näe midagi ebarealistlikku seal, et sellepärast on kõik positiivne. Kuidas see tase hetkel seal ITF-i karussellis, ütleme, koroona ajal või nende post-koroona ajal on? Kas see kogu see, et vahepeal üldse võistelda ei saanud, on kõik paremad toonud ühte kohta kokku, on see tase kõvem kui varem? Jaa, see tase on tegelikult väga palju kõvem kui varem, et varem ei olnud sellist asja, et kvalifikatsioonis sa mängisid VTA 500-ndate või 600-ndate vastu, et täna on see nagu reaalsus, et on jah olnud raskem nagu seda VTA rankingut nüüd saada peale seda on ju ja nagu nii-öelda seal edetabelis tõusta. Aga ka lõppkokkuvõttes ma ei ole nagu, see ka ei vihasta mind selles suhtes, et lõppkokkuvõttes minu eesmärk on ju ka neid mängijaid võita, mitte kvalifikatsioonimängijaid ainult. Et võita tuleb niikuinii ja tuleb hakkama saada, et tugevamad on nad küll, aga mis sa teed? Aga kui sa nende mängu kas väljaku kõrval vaatad, siis mis sind hetkel mänguliselt või mis nüansid sind lahutavad maailma 500-ndest, maailma 600-ndest? No hästi palju mul on ikkagi peas kinni. Ma tean, et mu mäng ja mu löögid on võimeline olema mingid kõrgemal tasemel, kui ma olen. Ja ongi lihtsalt natukene peas veel vaja asjad paika saada ja kuidas mentaalselt tugevam olla. Ma usun, et siis hakkavad võidud ka tulema. Paljasta võib-olla, kuidas sa seda peatrenni teed? Kas sa eilse mängu vaatasid üle üksipulgi või mis need trikid on? Ei, ma ei teegi otseselt peatrenni, eks see pea ongi, kuidas ma ütlen, kõik võistlusmängud, mis ma mängin, ma lihtsalt üritan iga mäng olla tugevam, lasta mitte häirida ennast igasugustest totrustest, proovida võidelda rumalate mõtetega, mis mul mängu ajal tulevad, kõik ennast alla tõmbavate mõtetega üritan toime tulla. Ja lihtsalt minu eesmärk ongi iga mäng aina rohkem nagu vastu panna oma sellele halvale poolele peas. Et ma usun, et see teebki tugevamaks ja on näha ka tegelikult, et mul on see läinud tugevamaks, sellepärast et eestikad on ju tegelikult üsna närvide rohke minu jaoks. Sest no ma ei tea, et on alati olnud ikkagi mingis mõttes oluline turniir ja ikkagi Eestis ja paljud eestlased tulevad vaatama ja ikka on kuidagi siuke natukene teistmoodi närv kui see, kui sa mängid 15 000-sel, kus ühtegi eestlast pole, on ju. Aga sa tahtsid selle pea kohta öelda? No, sa pead kõiki need mõtted, ma saan aru, kellegagi jagama ka, et ega sa ei saa need ju endasse jääda, et üksinda väga raske sellest kõigest välja tulla. Jah, ma jagan ikka jah, mul on tekkinud siuke 2-3 inimest, kellega ma räägin ja arutan ja analüüsin, et nemad on ka väga palju abiks olnud ja et tuleb toime tulla. Ma tahtsin seda öelda enne, et on näha, et mul on see mentaalne pool läinud paremaks, kuna
alguses peale vigastuspausi, kui ma hakkasin mängima hästi palju, ma kaotasin kvalifikatsioonis, kui on otsustava seti tiebreak 10-ni. Nüüd on näha, et kõik viimased mängud, mis ma olen tiebreakis mängin, ma olen suutnud võita, ehk siis see juba näitab midagi, et ma suudan selle otsustavatel punktidel ennast kokku võtta ja mängida tähtsatel punktidel hästi ja olla tugevam, kui ma olin aasta tagasi. Tahtsingi küsida, et miks sa oled peaaegu igal aastal, kui mu mälu mind ei peta, Estikatelt osa võtnud, kui just käsi paelaga kaelas ei ole. Et on mõned üksikud mängijad, kes võib-olla ei eelista Eesti meistrikatel mängida, kui neil samal ajal on plaanis mingi laager kuskil välismaal. Sellest on kahtlemata kahju tennise vaatlejana, aga miks see sinu jaoks on nii oluline olla alati kohal seal Kalevi tenniseväljakutel? Ma ei olegi seda kunagi niimoodi mõelnud. Ma lihtsalt iga aasta ma isegi ei mõtle, et ma mängiks midagi muud. Minu jaoks on Estikad, on juulis ja nii on ja ma neid mängin ja minu arust see on tore, kui kõik mängivad kaasa ja see Eesti meistritiitel ju tähendab ka palju rohkem, mida rohkem mängijaid seal kohal on. Et see aasta tegelikult ju olid kõik kohal, välja arvatud Kaia ja Nett on ju. Et siis see tähendab kohe palju rohkem ja see on ka midagi väärt, et mulle meeldiks, kui kõik mängiksid kaasa. Ja, ma ise mängin ka seetõttu. Sel aastal tundus, et kõik, kes pidid olema, olid kohal, et sa ei tundnud, et mõni konkurent oleks puudu olnud? Ei, aga ei olnud kedagi puudu ju. Tunned sa ka, et sa oled selle turniiri võitnud, et sa oled ikkagi Kaia Neti järel best of the rest, nagu öeldakse? Naiste tennis on niimoodi, et ma ei saa nüüd küll öelda, et nüüd kuna ma Estikad võitsin, et siis ma olen sealt kõige parem, on ju. Hetkel tulemus ei näitab. Jah, see turniir mul õnnestus ja sellel nädalal ma olin kõige parem ja loodetavasti nii ka jätkub, aga niimoodi väita ju ei saa tegelikult, et rankingus ka, et ma löögin on ju ikkagi minust eespool, et päris 500 kohta isegi rohkem, et 700 kohta isegi õigemini, nii et kuidas su hooaeg nüüd siit edasi läheb? 26 juuli vist, kui ma ei eksi, algab 15 000 Soomes, selle mängin kaasa, siis on Pärnu turniir 25 000, mida kindlasti loomulikult mängin väga hea meelega kaasa ja siis edasi ma tegelikult täpselt ei teagi, aga kindlasti võistlen peale seda edasi ka kuskil mujal, aga ma pole veel kindel, kus lihtsalt. Ja välislaagrid ka, kus soojal maal? Laagrid praegu selles suhtes nagu lähiajal plaanis ei ole, ma rohkem võistlen ja panen võistlustele rõhku ja võib-olla siis, kui on see ettevalmistusperiood äkki jaanuari algus või detsembris millalgi, siis ma võib-olla teeks mingi laagri kuskil soojas küll. On sul hetkel Eestis mõni kindel treener ka? Jaa, Armand Levandi on mu treener ja üldfüüsilist treener on Tarmo Tiits. Väga hea treener, väga rahul. Juhendab Eesti parimaid ikkagi. Jah, just. Aga välisreisidel ei käi treener kaasas? Ei, praegu ei ole käinud, aga jah, praegu ei ole käinud. Tunned, et seda oleks vaja? Oleneb, praegu mul on olnud siukene periood, et kus võib-olla mul isegi oli vaja üksi käia ja natukene üksi mõelda ja nii-öelda avastada oma mängu siis jälle. Et praegu otseselt puudust ei tundnud, aga tulevikus ma arvan, et kindlasti oleks vaja, et käiks kaasas keegi. Küsin veel lõpetuseks, kas Eesti meistritiitil on ka mingi sisuline väärtus selles mõttes, et aitab see sind edasistel turniiridel kuskil mingit wildcardi saata näiteks? No ma loodaks, et Pärnu turniiril äkki aitab mul wildcardi saada, aga selles suhtes kindlasti on väärtus, et meedia ju kajastab ja et silma inimestele toetajate mõttes ma usun, et see on ka hea ja jah, et kindlasti on mingi selline väärtus ka. Aga aitäh sulle ja edu edasiseks hooajaks. Aitäh! Aitäh!